Savi on imeline materjal. See on nii tugev, et sa võid suuri asju ehitada ja see on nii pehme, nii voolav, et sa võid sellega pindu katta. Savi see väljendub ilmekalt meie elu polaarsus, suur ja väike, kõrge ja sügav, kokku ja lahku. Eelmise sajandi 70–80 pani saksa kunstiterapeut Heinz Stoiser erinevate psühholoogide teooria kokku saviväljale. Sõnalistele teooriatele ja praktikatele lisas ta füüsilise osa, savi välja. Esmalt hakkavad käed liikuma. Nad orienteeruvad uues olukorras. Tihtipeale ei jää orienteerumiseks piisavalt aega, kuid me vajame seda, et uue olukorraga kohaneda. Kui käed avastavad, et siin on üks koht ja see koht ootab mind, siis muutuvad nad selle koha ja materjali suhtes uudishimulikuks. Nad hakkavad liikuma ja avastama, mis see on. Kõik, mis meiega elu jooksul juhtub, kõik jääb meie kehasse. Jääb reaalselt luudesse, lihastesse, liigestesse ja me ei oska sellest alati rääkida ja ei ole võimalik neid pingeid ka alati kuidagi verbaalsel teel välja elada. Ja eriti tundlikud on ju lapsed ja paljud asjad, mis lastega toimuvad ja juhtuvad siis, kui nad ei oska rääkida või kui nad on alles siin ema üsas. Alates sellest east need mõjud lastele on nagu eriti tugevad, mis on nii varases eas või sünnimomendil. Teised teraapiad jäävad natukene hätta siin sellega, et nad ei jõua nagu kehaliselt nii sügavale, nii ligi nendele üle elatud vanadele traumadele, allasurutud emotsioonidele. Töö saviväljal ei ole ainuke meetod, millega ma töötan. See on lihtsalt rikastanud mu tööriistakasti. Mulle meeldib selle juures just see, et ei pea jutustama. Ja eriti tore on just see, et inimesed, kes ei ole aldis palju rääkima või ei taha või antud hetkes ei oskagi nagu midagi öelda, siis on väga tore. Neil on vahend, mille läbi nad saavad rääkida jutumärkides. Umbes 8 aastat tagasi see tuli Eestisse. Esimene Saksamaalt oli õpetaja ja õpetas välja esimese gruppi ja siis paralleelselt sellega siis algaski esimene praktika. Paljud inimesed tunnevad, et elus on midagi põhilist, olemuslikku puudu. Sageli me ei tea, mis see on ja seetõttu on seda ka raske otsida, kuid otsijat tõenäoliselt juhatatakse õigele teeotsale. Marie-Louise Geiss oli rõivadisainer. Just selle tunde tõttu, et elus on veel midagi olulist, tegi ta täieliku kannapöörde. Jättis maha abielu, kodu ja töö, siirdus teise linna. Ta alustas kunstiteraapia õpinguid ning tutvus tööga saviväljal. Nüüd õpetab ta ise seda meetodit. First of all, we have here a situation who belongs to the most ground condition of human being. There is one person who is sitting here and want to deal with the world. I think the hands will start again. And there is another person who is accompany this person who will deal with the world. This belongs to our ground situation. We are in the world with other persons and we are in the world with the material things. And we found out how hands are dealing with the material and how hands are getting answer from the material. It belongs together because if I am anxious, if I am afraid of something, then there is no trace at the clay. There is no answer from the world. And it belongs also to the experience of a lot of people that no one listened to me, no one hear me. By working at the clay fields now, there is a chance to come in contact in the own way with my really whole being.
saviväljal laps saab kasutada kogu keha ja minu kui saatja ülesanne on jälgida, vaadata tähelepanelikult, panna tähele, milline on lapsel niisugune peidetud vajadus, et ma saaksin aidata tal selle vajaduse rahuldada, ma saaksin aidata tal need sisemised pinged enda seest välja elada, ärevusega toime tulla, tema kätemotoorikat, peenmotoorikat just parandada ja nagu me ka teame nagu neuropsühholoogiast, et ajus on ju väga palju erinevaid olulisi piirkondi ja kui laps töötab 2 käega, see on nüüd savivälja väga suur pluss, et just ta teeb 2 käega. Töötades 2 käega samal ajal ka 2 ajupoolkera omavahel suhtlevad, nõnda nimetatud. Ja see aitab lapse arengule ja lapse aju arengule kaasa. More and more the breathing can come down, the hands lose their tense, and then the hands mostly start to grasp in a slow way, not in a way I'm able to deal with the world, just the world is there for me. And mostly it belongs more and more that the hands get a lot of material inside. Maybe you can do it with your rhythm and make a little bit more. The job of accompaniment is then in this part to stay with this person, to be with her, to be a container who give her back, it happens, it works, the world is there for me, I can get all of this whenever I want. See, mis ma saviväljal olen ise kogenud, on see, et ma saan tõesti sellise füüsilise kogemuse, kuidas mul on hea olla elus sellisena, nagu ma olen ja ma täidangi mingisuguse arenguetappi ära. Ja see tõesti jääbki see kogemus minuga kaasa. Et see on üks põhiline asi, et ma saan füüsilise kogemuse, kuidas on oma kehas hea olla. Can see now the hands are really curious about the material, want to deal with this material, get a lot of this material. Often we have the experience that someone said, no, don't touch, be careful. Here is a situation, you can take the whole material, you can put it together, you can put it in two and put it together again and build up a big form if you want. You can deal with this material, you don't have to be careful with it. You can make it more soft if you want to use water, so it becomes more softer. You can take the whole. It's really a situation we don't find so often in the real life, that everything is there for me. Inimene tuleb mingi oma teema oma küsimusega. Vahest ei tea ise ka seda küsimust, aga ta saab aru, et midagi on nagu korrast ära, et midagi oleks vaja muuta või teha. Ja siis ta läheb sellele teele ja imet, vahest on ühe küsimuse asemel tal 3, vahest 10. Aga kui ta on nõus seda teed minema ja mina olen temaga kaasas, siis enamalt teab, ta leiab nendele ka vastused. Võib-olla mitte täna, siin ja praegu, aga ta saab asuda sellele teele, kus need vastused on olemas. Kas on sul ka sellist kogemust, et inimene tõesti sõnastab lõpuks, et oli selline probleem ja nüüd ma tean, mida ma peaks edasi tegema? Jah, on ikka. Kui me räägime täiskasvanutest, et täiskasvanutega me räägime sellistest probleemi lahendamistest ja tulemustest. Aga laste puhul ma näen seda muutust lastes, siis ma räägin vanematega, kuulen tihti peale vanemad, et meil juba toimub nii või naa, või et koolist või lasteaiast olen saanud juba sellise tagasiside. Et see infovahetus annab hästi palju informatsiooni mulle selle kohta, mis nagu lapsega toimub. Üks asi on see, mida ma näen teraapia protsessis, teine asi on see, mis tagasisidet ma saan vanematelt ja õpetajatelt. And you can see it's just a few seconds what happens with the body of the person who is working in this way. She starts to smile, the breathing is starting to come much and much deeper, more and more deeper. When hands are doing this, they have to use the pressure.
This pressure belongs to a stability till the bones. We often work with children who have no tens, who are really like little bit like this and are not really in a good standing. When they are able to work with this material, to use pressure, often they stand up and put the material down and let it come high again. And with this pressure, they get a stabilization inside their own body. Enamasti probleemid selguvad siis kas lasteaias või koolis, et siis hakkab nagu see välja tulema ja tihti igasugune manitsemine ja sõnadega asjade lahendamine ei aita. Kogemuslik lähenemine, et ma saan selle hea kogemuse, sellise positiivse lähenemise, et keegi mind märkab, keegi kuuleb ja aktsepteerib mind sellise, nagu ma olen, et see mõjub. Mina tegelikult koolipsühholoogina alustasin 1,5 aastat tagasi ja kuna siin oli võimalus, et seda ise kogema tulla 2 päeva jooksul ja nende päevade jooksul ma lihtsalt sain sellise hea kogemuse ja ma tundsin, et see võiks olla vajalik, kuna ma töötan lastega ja ma näen, et lastele oleks see just eriti hea. This is really necessary to get an own standing inside me, to find really a confrontation with the world. No longer I'm part of the world and lose myself. Now I'm able to stay for myself. You can see it just now by these working persons. It's not a process, but it works also in little experiments, how she is feeling now to have something in the opposite of her. She can put it in few things, put it back again or get it again. Aga kas see on tõsi, et kui sa vaatad, kuidas moodi laps seal Saviväljal tööle hakkab ja ta seal juba tegutseb, et sa suudad nii-öelda lugeda selle lapse elulugu, tema traumasid, üleelamisi? No kindlasti mitte täpselt, aga midagi küll. Et alati peale seda tööd Saviväljal lapsega ma räägin lapse emaga või isaga või kes siis lapse hooldaja parasjagu on. Kui ma näiteks näen, et see on laps, kellel on väga oluline, et tal oleksid kindlad turvalised piirid, siis ma ka selle soovituse saan kaasa anda, et hoolitsege selle eest, et laps tunneks ennast alati turvaliselt. Või on tegemist mõne lapsega, kellel on väga palju ärevust ja ta tahaks hästi tunda, et ta kontrollib olukorda, siis jälle saab vanemat aidata sellega, et ta annaks võimalikult palju infot lapsele kõige kohta, mis hakkab toimuma. Ja kui on mingid muutused tema elus või tema päevakavas, et millised need muutused on ja kellega ta läheb, kuhu ta läheb, millal ta läheb, kas ta läheb lasteaeda või ta täna ei lähe lasteaeda. Et olenevalt sellest, mida ma näen, ma saan soovitada. Kätel on oma eriline viis tegutseda ja nad tahavad maailmaga suhelda. Nad tahavad maailma puudutada, seda kätte võtta, selle materjaliga kontakti saada. Ja nad tahavad seda palju. The accompaniment person mostly is still there for containment, to hold what happens here, to hold these big things, to get the whole world, to be able to deal with the whole world, and offer sometimes special movements. Here, for example, I will offer this person to put it again back, that you get a really big form, again back with a lot of pressure, and maybe then a next step rises out, because if it's really there, I can get a confrontation with this part to get my own space, put out this material and get a hole and an empty field as my own space, my own room, my inner room for living. Ja mulle ka tundub, et see töö Saviväljal või see töö läbi taktiilse tundlikkuse, et ta sobib hästi nendele inimestele,
kes on ise kehaliselt tundlikud. Ja ta ei pruugi sugugi sobida kõigile, et on neid psühholooge, neid terapeute, kellele sobib kõige rohkem näiteks kognitiivkäitumuslik teraapia või mõni hoopis täiesti erinev. Mina olen nagu jõudnud selle juurde ja tundnud, et see on see, mis mind ennast rikkamaks teeb ja läbi mille ma suudan anda kõige rohkem. Kas sina siis oskad lugeda seda, mis nad seal kastis teevad? Jah, enamalt jaolt ma saan aru, mida nad seal toimetavad, aga on ka olukordi, kus ma ei saagi aru, mis nad seal toimetavad. Aga inimene ise tajub ja tunnetab seda kindlasti. Just have this upright position and she have an upright position too. You can see often, therefore I love this job, when there is a light in the eyes come out. It works so quick and we have a lot of experience to work with children and they have bad experience about birth, bad experience about the first years of life. And we found out that the language of the hands belongs to a human being. Even the human is in the age of 3 years or is in the age of about 80. And it belongs also to our development of the first 3 years. So we can fulfill some development stops by working at the clay field. Mulle tundub, kui ma nüüd mõtlen nende klientide peale ja laste peale, kes on olnud siis sellised pikaaegsed sügavad traumad, mis on nagu last tervenisti mõjutanud ja mille tagajärjeks on see, et ta ei tule oma eluga enam hästi toime. Sellisel juhul on sellest abi ja siia lisaks alati saab teha mingisugust muud kunstiteraapiat, kas siis joonistada, kasutada värve, kasutada mingeid voolimismaterjale või teha kollaaži lapsega, midagi niisugust. Ja alati, kui laps tahab rääkida, siis on minu ülesanne teda kuulata, nii et tal on hea rääkida. Ma arvan, et lastele just, kuna nad ennast keeleliselt ei oska väga hästi võib-olla väljendada, et siis esiteks juba see tegevus rahustab neid, et siis nad avanevad paremini. Mis sulle endale selle Savi juures meeldib? Mulle meeldib kõik. Et mulle endale hästi meeldib, et see teraapia väljaõpe on läbi iseenda. Et ma saan iseenda peal seda kogeda ja ma ise rahunen, saan neid teadmisi läbi selle töö, et see mulle väga-väga meeldib. Ja mul on hästi palju veel avastada, et kuna me tegelikult ju grupina alles alustasime, et täna oli teine kohtumine, et siis palju on veel ees. Saviväljal tegutsedes võib tekkida tunne, et ma tahan kõik selle ära süüa. See on üks arenguetappe, mil me eeldame, et maailm pakub meile kõike. Et maailmas tegutseda, peame looma struktuuri oma korrapära. Peame õppima tundma ennast ja teisi, et oma otsuseid teha. Maailm, milles me elame, on polaarne. Kui miski on kõrge, me otsime sügavust. Kui miski on ülal, me otsime põhja. Saviväli võimaldab tegeleda polaarsustega. Panna sisse, võtta välja, teha midagi kõrgeks ja siis jälle madalaks tagasi. The working at the clay field is also good for social integration because I have to be human in my own borders, in my own space. Before, I'm not able to come in a relationship to another person, to be aware of the quality of another person. At this part, she have to be now aware of the quality of the clay. How is it? How is the clay now? How is to deal with? If I grasp, it will be much more instable. If I put it together with pressure, it becomes more stability. This movement says me, I got full hands, fulfilled hands,
and I'm able to come in a relationship of love with the world. And mostly, when this works, maybe your accompaniment is now Annie, there's a laughing to the person beside me. jah, mulle tundub, et tihti see, mis meiega juhtunud on ja mis meile mõjunud on juhtunud enne, kui meil need sõnad selle kohta on. Ja sõnadega ükskõik, kui palju me sellega tegeleme, võin sellest aru saada, aga see ei tähenda minuks midagi. Ma pean seda kuidagi kogema, et nii saab ka, et see on selline põhiline. Maybe I can ask something, No. but I can't. No, it's not possible. It's not possible because she is working in basic senses. Basic senses belongs to the non-verbal communication. At this part, a person is not able to ask something or to speak with another. The hands are spoken. And the hands just try to find the contact. If a person, an adult person, try to find contact, it's also to find the contact to myself. For a child is to find the contact to world and to find body selfness. For an adult person is also listening to my inner world. Is it possible to come in a contact, and how I want to come in contact with this world now? Therefore, is no question possible. Ma ise arvan, ma olen seda hästi palju nagu mõelnud ja ühelt poolt on väga hea, et meil on antud keel ja me saame rääkida. Ja propageeritakse ka, et rääkige üksteisega. Aga vahest mulle tundub, et maailm on üle sõnastatud, et me räägime liiga palju. Ja rääkimine on ka hea vahend selleks, et mitte tunda. Kui ma räägin hästi palju, siis mul paraku ei jätku mitte millekski muuks enam aegagi. Ma arvan, et tundmine on ääretult oluline, et saada aru, mis toimub minuga, missuguseid resonantse tekitan ma väljapool ennast, kuidas ma võtan vastu signaale, mis tulevad väljapoolt. Kõik see on samavõrd oluline kui sõnad, mida me räägime. Sest see on ikkagi selline kehaline töö ja kontaktis olema iseendaga, õigem kontakti saavutamine iseendaga ja arusaamine, mis nagu toimub ja jälgida ka seda, mida mu keha ütleb. Sest eks iga teraapiaõping viib alguses selleni, et sa pead ise endaga tegelema. Hästi palju oma probleeme, oma küsimusi ja nendele vastuseid olen ma läbi sellega saanud. No, kui meie elus ei tekiks küsimusi, siis me oleksime vist juba kõik manalateed läinud, et küsimusi ei tuleks karta, küsimus on hea. Pigem on see, et kui sul üldse küsimusi ei ole, siis tuleks küsida, milles on viga. Et küsimus on ju normaalne. Kui sa küsid, siis sa otsid vastust, kui sa otsid vastust, siis sa lähed edasi ja nii edasi. Saviväli on nii praktiline kui ka sümboolne, sest esindab seda teist, kelle või millega me igal sammul kokku puutume. Töö saviväljal on tegelemine teistega, maailmaga ja selle kaudu muidugi iseendaga. Meil kõigil on universaalne inimeseks kujunemise tee, arenguredel, mida kirjeldavad arengupsühholoogid. Iga uus etapp, emast eraldumine, püsti tõusmine, kõndima hakkamine, rääkima hakkamine ja nii edasi peaks tulema õigel ajal. Kui laps on uueks sammuks redelil valmis, ootab ta, et maailm talle vastaks ja annaks võimaluse see samm astuda. Elu aga pole paraku ideaalne. Kui mingi astme läbimine õigel ajal ebaõnnestub, on see nagu katkine redelipulk. Elus edasi liikudes libiseme ikka ja jälle sellel puuduval pulgal. Näiteks, kes pole teismelisena saanud oma piire kombata, teeb seda täiskasvanuna, aga siis võib olla mitte kõige kohasemal moel. Katkine arengu redelipulk tuleb kuidagi terveks teha. Töö saviväljal võiks ju aidata. Mostly, a lot of child have experience who are not fulfilled. Maybe there is a bad birth or a birth who was not good enough. Maybe they have to come to kindergarten very early. There is not a good dialogue between mother and child.
Maybe there is a mother alone with a child and the second person is missing. All these things helpful to fulfill with the clay field as a structural step. So I work a lot with children, they get the label autist, Asperger, because they are not able to come in a relationship to world. So here they can find out slow and step by step how it is to come in a relationship, to come in a contact. And if my contact is fulfilled, then I'm curious about the world. Põhiliselt ma siiski kasutan tööd Saviväljal ja põhiliselt ma siis töötan lastega, tegelen lastega. Ja meil siin Tallinna Perekeskuses on muidugi väga hea võimalus, kuna meid on mitu erinevat psühholoogi, siis me saame jagada pere, nii et keegi psühholoogidest tegeleb perega, pole emaga, isaga ja mina saan siis last toetada. Lastele enamus probleeme on ikkagi ka seotud ja tulenevad just peresuhetest ja pereprobleemidest. Ma olen nüüd Savi sees olnud juba 10 aastat ja midagi paremat ma ei tea ega ei ole nagu õppinud. Ja kui ma praegu mõtlen, siis ma ei kujutaks oma tööd enam ette ilma Savita, ilma selle tööta Saviväljal. Ja tihti on nii, et hüperaktiivne laps individuaalselt ei ole hüperaktiivne ja veel vähem hüperaktiivne ta on, kui ta teeb midagi. We are working with children hyperactive. They are going over table and chairs. They are found no point of rest. By working at the clay field, for example, like you are sitting just now, they found the point they can come down and then start again with their own rhythm, not with the rhythm of I want to do and be very without breathing. So we are working with children who have problems because the parents are not good enough for them. They can find structure elements. For example, there's someone who is holding me. There's someone who is giving me, caring for me. There's someone who is feeding me. For example, you can get a lot of material. I can eat all. Often there is a big hunger inside humans. No täiskasvanuna tihti on nii, et teraapiasse tulek on juba otsus ja et endaga tegeleda. Ja kui see otsus on tehtud, et siis tavaliselt nagu minnaksegi oma arenguteed pidi ja see on rõõm ka saatja, olla näha, kuidas inimene rohkem midagi ellu ärkab või selgemaks muutub. Et tema olek muutub selgemaks ja tema kuidagi maailmavaade. Minu enda elus on see kindlasti väga palju muutnud. Or we can also work with children, they have the experience of divorced parents, so they miss something. And that working at the clay field, they are able to find a balance between the world, how she is, and between the structure elements they need. I can't give a child back a parent, part of parent, but it's able to give them a feeling of the structure elements. Both are there for me. Or what you are doing, for example, in the age of 3, I need someone I can deal with, I can confrontate, I can fight with. So working at the clay field gives this possibility to do it and to build up then body development steps, and body development steps also goes to the emotion steps and also go to cognition steps. Kasutades pöialt ja võttes suurest massist välja väikese tüki, saan ma olla teadlik, et minu ümber on palju asju ja mina saan otsustada, millise asjaga ma just praegu tegeleda tahan. Mina kui inimene suudan midagi luua ja samas olla teadlik teiste omadustest, teistest asjadest ja teistest inimestest samal ajal.
tuleb meelde minu mitmekordsetest õpingutest ikka see lause, kui ma hästi mäletan, oli see vist Roger, kes ütles, et hea terapeut on see, kelle puhul klient ei märka tema juuresolekut. Aga mida ma teen seal, ma jälgin, mida inimene teeb. Püüan olla temaga ühel lainel, kui vaja julgustada, innustada, kui vaja anda märku, et võib ka teisiti. Et see ongi suures laastus minu töö, olla talle toeks, et ta ei oleks üksi sellel teekonnal. Kas see teekond ise ongi ravim? Jah, eks me elus kulgeme ju kõik erinevaid teid pidi ja kui inimene tuleb teraapias, siis see on tema jaoks üks tee, üks võimalikest teedest. For children, the development steps are to come to a person who is able to deal and act with the world. In puberty, the most important question is, where am I? Who am I? And as an adult person, you have to fulfill missing steps as a child too, but even in the way, which is my relationship to myself, to the world, and to my being into the world with every one of you. How is my part to take part or to be part of the whole world? That's a question for adults. It's a long way. No nagu me teame, nagu kõik teraapiad, et kõige suurem kasu on ikkagi inimesele sellest inimlikust kontaktist. Et see on esmane ülesanne, et mul on vaja saada selle lapsega või selle inimesega hea kontakt. Et kui see hea kontakt on olemas, siis on olemas ka hea lähedus. Ja kui on hea lähedus, siis on avatus. Ja kui on avatus, siis saab mõjutada, siis saab aidata teatud asjadel kasvada, areneda, väheneda, suureneda. Et see on nagu selle protsessi niisugune järk-järguline, nii mina mõistan seda. What it mean? Yeah, what it mean, what I made. That's at the first time. It's not a really good process, but it's a process of the hands. It means someone is in front of me. So I can deal with someone in front of me, find out who I am and find out who you are. There's a space between two, and it means for adults, it has to come out of the box. That you can find yourself at the floor, at the bottom of, at the ground. And I offer your hands, they had a little bit of smell from be fulfilling. Put out this material, complete, out of the box. It's about relationship. It's not about dealing, acting. I have a look what to do with. It's about, who are you? Can I trust you? Are you I? Am I you? How is the difference? How is the separations? Where am I in belonging to all the stuff around? What's the meaning of the meaning of all my experience I had in my life? A little small piece come into the hands. A small piece come into the hands, and it's special. It's really special for myself. It's in the right position. It's in the right heaviness. It's in the right form, and it means me. And if I get a feeling from it's really, it's me. It's so big as I want, it's so nice as I want, it's in the right, correct form as I want. Then I have to place it to my ground, and mostly it belongs to the middle of the ground. And this is a special way Heinz Deuser found out. It's not alone by haptical process, so that haptic can touch something and can feel something. It's also that haptical, that hands create something, and they create what I feel, and they get from this an answer. I get the answer of an other in the way I deal with the other. And it's very important to be an adult person and to understand how am I in the world, and is this the way I want to be in the world and in relationship to the world.
et enne, kui ma hakkan lapsega tööle, ma teen ühe pikema vestluse vanemaga. Nii et mul on midagi on sellest taustast juba olemas ja lisandub siis aja jooksul. Ja ka siis, kui see Savivälja töö, ütleme, on lõpetatud minu poolt, vähemalt 10 seanssi kulub ära, siis me saame vanematega kokku ja räägime, et kuidas see protsess on läinud, milline on tulemus, kas nemad märkavad mingeid muutusi lapse käitumises ja milline on prognoos edaspidiseks, kas on veel vaja, ütleme, savitööd. Sest on muidugi juhtumeid, kus savitööd tuleks teha ka 2 ja 3 aastat. Et need on sellised tõsisemad lapse väärkohtlemise juhtumid või niisugused raskemad traumad või ka sünnieelsed või sünnitraumad. Siis 10 korrast kindlasti ei piisa. Ta annab aimu teatud asjadest ja toetab last. Ja on ka selliseid juhtumeid muidugi, kus sellest savist ainult ei piisa, kus tuleks veel midagi lisada, ütleme pereteraapiat või vanematele baariteraapiat, oleneb sellest konkreetsest olukorrast. I have this experience about the last 20 years and therefore I have so often to laugh in therapy situations that the hands are so clear. More clear than every word, more clear than every brain thinking about. The hands said, I want. You can see the first experiment was not at its end. Now the hand said, we want to go back. There is something to fulfill. And if the hands get now free, they build up again what they miss. It comes together. It's not alone. I do something and nothing happened with me because what I'm doing here at this box comes back to my body and it changed my way to be after one session. Ma ei saa öelda, et see kõigi jaoks sobib. Et mõnikord savi on lihtsalt mõnele liiga tundlikule inimesele kuidagi liiga vastuvõetamatu. Kuid ma arvan, et see sobib väga paljudele. Et selline kogemuslik lähenemine. Ma arvan, et see aitab mind iga päev. Et kui ma hommikul tööle tulen ja võtan selle 15 kilo savi ja panen ta tüki järel kasti, kui mul on enne ka mingisugune ärevus või mingi raske tunne või midagi, siis juba selle savi paigutamisega kasti ma tunnen, et mul on jalad maas, mul energia liigub, ma olen sisemiselt tasakaalus, et mina kui tööriist, ma olen nüüd valmis selle lapse ja selle inimese jaoks, et nii minu mõtlemine, minu keha kui ka minu tunded on nagu kõik minuga. Ma olen tervik ja ma suudan kasulikum olla. Working at the clay field belongs to the basic senses of our being. It belongs to our body feeling. So it's really helpful for every child because mostly a lot of child have experience who are not fulfilled. Me näeme, et käed vormivad midagi. See on eriline kätekeel. Nad on võimelised andma maailmale kuju. On võimelised maailma looma. Maailma loomine, see, mida käed teevad, kuulub emotsioonide ja sisemaailma juurde. See on viis, kuidas ma olen maailmas. Ma loon maailma ja see vastab mulle, luues sellega mind. See, mille ma olen loonud, see ma ka olen.